Head erakonnakaaslased, lugupeetud kongressi delegaadid, austatud esimees. Teen siis lühikese kokkuvõtte EKRE fraktsiooni tegemistest möödunud aasta jooksul, mis jääb eelmise kongressini. See aasta on meie fraktsioonile olnud võitluste aasta. Opositsioonis olemine tähendab eelkõige seda, et meie suurimad võidud ei kajastu mitte vastu võetud seadustes, vaid selles, mida meil on õnnestunud pidurdada või mida meil on õnnestunud avalikuks teha. Meie töö on olnud teha Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusel Eestile kahjulike otsuste elluviimine võimalikult ebamugavaks, sest halbu otsuseid toovad nad Riigikogusse sisuliselt iga nädal. Üks värskemaid näiteid sellistest halbadest otsustest on soov Rootsi vange Eestisse majutada. EKRE on olnud selle vastu algusest peale ja just meie tegime selle plaani, mida algul prooviti salaja läbi viia, esimest korda avalikuks. Ei ole mitte ühtegi head põhjust, miks peaks Tartu vanglast saama Rootsi läbikukkunud kriminaalpoliitika varuvangla. Või miks peaks Eesti aitama lahendada Rootsi läbikukkunud massiimmigratsiooni eksperimendi tagajärgi? Kui rootslastel on vanglad täis, siis tuleb neil tegeleda probleemi põhjustega, saata need samad pätid sinna tagasi, kust nad tulid, mitte eksportida neid probleeme Eestisse. Hea uudis on see, et vangide sissetoomise peatamine ei vaja valimiste järel aastate pikkust võitlust. Vangide mitte vastuvõtmiseks piisab puhtalt valitsuse otsusest. Seega on meie eesmärk selge ja nagu ka erakonna esimees ütles, töötame selle nimel ja töötab ka meie fraktsioon, pingutab, et EKRE oleks tulevaste valimiste järel tagasi valitsuses ning saaksime Rootsi vangide vastuvõtmise lõpetada päevapealt. Sama järjekindlalt oleme hoidnud tähelepanu ka korruptsiooniohtudel ja võimuladviku läbipaistmatutel otsustel. Oleme korduvalt juhtinud tähelepanu, et homotralli rahastamine riigieelarvest on vale ja ka sügavalt ebaõiglane, arvestades, et paljud Eesti suurpered võitlevad igapäevaselt toimetuleku eest, aga nende jaoks raha ei jätku. Oleme järjekindlalt kaitsnud seisukohta, et Eesti riigi esmane ülesanne on hoida Eesti peresid ja Eesti tulevikku, mitte toetada homoparaadide korraldamist. Muresid on ka riigikaitse investeeringutega. Eesti julgeolek ei tohi olla kattevari selleks, et sadade miljonite eurode liigutamine toimuks ilma piisava avaliku kontrollita. Meie riigikaitse peab olema tugev, aga otsused peavad olema läbipaistvad. Samuti oleme olnud üks väheseid Riigikogu fraktsioone, kes on järjekindlalt võidelnud rohepöörde nimelise väljapressimise vastu. Oleme Rain Epleri eestvedamisel esitanud eelnõusid CO2 kvoodikaubanduse süsteemist lahkumiseks ning juhtinud tähelepanu sellele, kuidas energiapoliitilised eksperimendid on muutnud elektri Eestis kunstlikult kalliks. Eesti vajab odavat energiat, konkurentsivõimelist tööstust ja kasvavat majandust, mitte ideoloogilisi katseid, mille maksavad kinni Eesti inimesed ja ettevõtted. Tänu meie survele on jäänud Toompeal seisma mitmed halvad või ebapopulaarsed eelnõud, mida valitsus napi ülekaaluga enam ei julgegi selle koosseisu raames Riigikogu saali tuua, nii et EKRE tegevusest Toompeal on igapäevaselt kasu Eesti inimestele. Aga me ei keskendu Riigikogus ainult kriitikale, mida tõesti on olnud põhjust teha väga ohtralt, aga meil on olemas ka lahendused. Martin Helme oma kõnes nendest lahendustest juba rääkis ja oleme ka nendel põhinevad eelnõusid Toompeal rohkelt üle andnud. EKRE on esitanud eelnõud kütuseaktsiisi langetamiseks, toiduainete käibemaksu vähendamiseks ning erinevaid meetmeid ettevõtluskeskkonna parandamiseks. Samuti seisame Toompeal automaksu lõpetamise ja registreerimistasu kaotamise eest. Fraktsiooni töö eesmärk on teha Eesti majandus korda, selleks aga on vaja peatada hinnatõus ja maksuralli. Vaja on taastada Eesti inimeste ostujõud ning anda ettevõtjatele võimalus investeerida, arendada oma ettevõtteid, luua töökohti. Ja just nendest eesmärkidest on olnud kantud ka meie algatused Toompeal.
Ja mure on suur, sest asjad on halvasti. Kui Reformierakond rääkis konservatiivsest 8-jalast, püüdes justkui inimesi hirmutada, siis mina tooksin siia hoopis teistsuguse kujundi. Et tegelikult on meil aastaid nii Toompeal kui Stenbocki majas märatsenud liberaalne krokodill, kes on söönud ära Eesti inimeste säästu, tõginud töökohad ja surunud ettevõtteid pankrotti. Ja just see sama liberaalne krokodill on meil vaja järgmistel valimistel peatada. Ja samal ajal jätkub valitsuse esindajatel ülbust anda Riigikogus mõista, et kütuse hinna ja üldiselt hinnatõusuga pole mõtet võidelda, sest vaesed ei jõua tanklasse nagunii. Ja üleüldse tuleks konserve süüa, nii et ma arvan, need on kõik teile tuttavad Jürgen Ligi pärlid. EKRE fraktsiooni jaoks ei ole Eesti inimeste mured mitte lihtsalt statistika, mille üle ironiseerida ja statistika, mida valitsus järjest ilusamaks väänab. Need on päris probleemid, mis mõjutavad sadade tuhandete inimeste igapäevaelu ja mille tegelikult saab lahendada. Kuid kõige tähtsam küsimus on Eesti rahva tulevik ja sündivus, sest ilma Eesti rahvata, ilma Eesti lasteta ei ole Eesti riigil mitte mingisugust mõtet. Ükski majanduskasv ega eelarvetabel üksi ei päästa Eestit, kui Eesti rahvast jääb järjest vähemaks, kui meil sünnib järjest vähem Eesti lapsi. Sündimus on langenud tasemele, mis seab küsimärgi alla meie rahvusliku püsimajäämise. EKRE fraktsioon on teinud eelnõusid peretoetuste suurendamiseks. Erakond on võtnud oma südame asjaks Eesti perede toetamise, laste kasvatamise väärtustamise ja rahvusliku kestmise seadmise riiklikuks prioriteediks. Kui meil ei sünni Eesti lapsi, ei ole meil tegelikult enam Eesti riiki. Head erakonnakaaslased, EKRE fraktsioon Riigikogus on olnud tugev ja võitlusvõimeline opositsioon. Nagu erakonna esimees ütles, meie eesmärk on olla peale valimisi valitsuses ja asuda taastama Eesti majandust, Eesti julgeolekut ja mis kõige tähtsam, Eesti rahva usku oma riiki, et meil sünniks Eesti lapsi. Ja EKRE fraktsioon on Toompeal andnud selleks oma parima. Aitäh!